siin ees on mu auto, vasakul mu majakene ja see on nüüd siis campground, kus ma elan, ees on Moab Rim. Täna hommikul pidasin tükk aega endaga aru, et kuhu ikkagi lähen. Pilved olid algul taevas ja otsustasin, et lähen Steelbenderi rajale ja sinna ei peagi autoga kohale sõitma, siit veidi läbi linna ja siis olengi raja peal ja siin on siis RV park, kus ma elan. Nüüd keeran Spanish Valley Drive'i pealt Spanish Trail Road'i peale. Ja kui ma nüüd siit otse alla panen ja sealt üles ja nende eespaistvate mägede tagant algabki Steelbenderi rada. See on päris hardcore'i Jeepi rada. Sõidan üles Westwater Drive'i pidi. Näha veidikene siis Moabi kinnisvara maailma. Siin on hinnad ropult kõik on üles läinud. Teen korra ühe põike El Caminole. Siin olin 2 suve tagasi selles keskmises üksuses. Need on kõik siis välja renditavad boksid või ütleme ridaelamu boksid. Nüüd võtsin Westwater tee lõppu ja siit läheb siis Steelbender Trail. Terase painutaja rada. Ratturite seas on see nimi Flat Pass. Ja nii. Saab korra hinge tõmmata. Nüüd laskun alla tasandiku peale. Kohe avaneb ees üks muinasjutuliselt ilus tasandik. Vasakul on peaks olema üks Karinuki peal olev maja. Tagan see tee läheb iga aastaga järjest hullemaks. Ma teeme peatuse ja näitame, kui ilus siin on. No kas pole? Mul seisab ees ka mitu oja ületust. Iseenesest on see oja väga madal, aga küsimus on selles, et ju põhja ei näe, kas seal on kivid libedad ja siin vist tuleb jalanud ära võtta, võtsin isegi kätte räti kaasa. Okei, riskime ja sõidame läbi. Ootus, et ei ole libedaid kive ja natuks sealt see vähem ärjaks juba. Okei, see läks hästi. Pool miili sõidetud seda rada algusest. Rada on pikk 14 miili. Midagi on nüüd piduri ketta vahel liiva kogunudest. Ei taha jalgpidi sisse minna. Tasakesi, aga hoogu peab olema. Yes! Kuiva jalaga läbi. Logistiliselt tegin sellise väikese möödapaneku, et see rada läheb nüüd vastu valgust, aga ma tahtsin kohe siit oma elamise juurest raja peale saada. Sellepärast ei hakka mingit, ma ei tea, 15 kilti mööda maanteed sõitma, kus pean tagasi tulema. Hea on, et öösel vihma sadas, see liiv on siin nii-öelda kinni pakitud. Jeepid on juba hommikul üle sõitnud ja see teeb sõitmise vähe kergemaks, muidu oleks siin pehme liin. Järsku riva ei ole näha. See peaks olema nüüd loodetavasti siit viimane oja ületus. Okei. Rahulikult. See läks hästi. Kivine lõik. Eks need kivid, ma ei tea, kuidas need siia saanud on, just kui oleks nagu tassitud, et liiva peal oleks, aga ei hakka siia nüüd keegi nüüd mingi kalluriga mingid kive tassima. Unustage ära. See on kanjonist välja juhul veidi avaramale kohale.
öeldes kogu aeg tahaks nagu pilti teha ja filmi teha. On ikkagi väga põnev rada. Kuidagi pinnas võiks vähe parem olla, et see kiirkohal nii palju vaeva peaks tegema. Ja jälle hakkab kakkuma. Ära räägi. Läheb asi vähe hulluks. Ilma aeguratas ei hakanud karjuma. Võtame ees vaiksemalt. On liiga ränk astang. Et siin riskida, all on veel kivid ka ja mööda on ees ikkagi ränk tõus. See on neid džiipi, tahaks siin näha üles minemas. No pagan. Lumaja. Nüüd sellist asja, et ma üritan näidata, kuidas džiibiraja minnakse üles. Oi. Loomulikult ma hakkasin tegema nägu, et ma väntan rattaga. No ma ei tea, kuidas nad siit lähevad. Aga küllast nad siin lähevad, ühtegi vrakki siin näha ei ole. Nii et ära on nad selles ei sõitnud kõik. On see alles tõus olnud, et sai lõpuks sõitma ka hakata seda tõusu, siis veidikene mahedamaks. Värsked džiibi jäljed siit lähevad, nii et siit on ikka mindud täna. Sõidetav osa. Hea, et siin on piiratud selle karjaaiaga, siis on kaugelt kohe näha, kuhu tee keerab. Siit peab pilti tegema, see on väga ilus. Võib alla sõita ja vaadata, kuidas siit sealt üles saab. Mis siin siis on? Sealt on kõrvaltee, aga siit üles ei kunni ikka. Sõge rada. Ja siin on ees näha järjekordne selline kivi astangutega lõik ja siit peaks üles saama. Itsa kergelt jah, aga ees on näha jälle püstloodis seinad. Ma ei tea, mis pagana monster džiipidega nad siit üles rammivad. On väga. See oli päris ränk tõus. No, ma võtsin seda vast mingi kella järgi mingi pool tundi. Nii, ja siit siis alla Maaviorg, see on taga, vaevalt seal midagi paistab. Päris kõrgele on tõusnud, see loodetavasti on raja kõige kõrgem punkt. Ja siin üleval on nüüd väga mõnus. Ise ratas sõidab, midagi ei pea tegema. No võt, palun väga, lase aga liiva sees, nii et probleemigi ei ole. Vahepeal oli jälle üle kivide laskumine ja nüüd saab jälle mõnusalt sõitu. Ja jälle mõnu, aga see mõnu tähendab kõik seda, et kindlasti peab jälle kuskilt kividest üles ronima. No vot, ilus. No jah, nii nagu ütlesin, kividest nüüd üles. Iga sõudumõju lõpeb rügamisega. Iga siin, see on Stiilbeldi raja kõige teravam kaugem punkt, mis muidugi ei tähenda, et see on mingi pool rada. Ei. Järjekordne ilus koht. Oi, mis laskumine siin on. Palun väga. Rada tõusis
liivakivi seljandikule. et ikka oleks põnevam. Kõrvalt vasakult läheb liiva sees rada. Ronisin ka siia üles, et näis, kuidas siin sõita on. Ei no jah, siibimehed võtavad ikka viimast, mis siit loodusest võtta on. Ega see väga pahupidi pööratud maa ei ole. Ilus. Tegin täisnurkse tagasi pöörde. Jälle liiva saab. Hakkab juba kuivama ja läheb raskemaks. Aga jookseb veel hästi. Tamalla Sallimäed, kui pilve alt näha on. Tõest kitsast. Kahe ülevahelist maost läbi. Ikka liiva, pedaal vastu kivi. Et siin on nüüd küll ränk tõuses. Nüüd nägin jälle ühel tõusul ränka vaeva. Aga saan jälle liivasena lõigu. Siit saab jälle kergemini edasi. Kuni järgmise kivise ja tõusva kohane kindlasti. Järgmist kivisem lõik. Ja enne seda liivalõik õnnestus üles pressida. Ai kurat, siit üles ei saa. See on iga järskaga, kes teab. Ja ongi džiibimeeste seltskond. Ära räägi. Need siis ongi siin üle rada ja jälgi ette sõitnud. Selline rajalõik on täitsa talutav siin. Saab sõita ilus hästi, ei pea väga pingutama ka. Laveerid siin kivide vahel. Džiibimeestel oli jah seal ülehal mingi probleem seal. Nikerdasid kõik, aga nad olid lõbusid ja kindlad, et küll nad liikuma saavad. No, et nüüd tuleb siin jälle kivide vahel vaadata, et kus sa lähed. Sellist aeglast kivide vahed ja lõpus liiva mööda üles sõitmist tuli nüüd. Vahelduseks saab jälle siin kergemat lasta. Aga rõhutan. See, et ma praegu nii sõidan, ei ole üldse sellele rajal iseloomulik. Et sellest palun mitte järeldada, et Steelbender nii lihtne ongi. Oi. Nüüd hakkab siis laskumine. Kahjuks mööda kive. Muidu oleks hea mööda liiva lasta. See on selline astangutega nagu meile treppi. Siit lähme siit. Või siis vaatada ja valida oma raja. Okei, teeme see väikse riski. Täpselt. Nii, siit lähme. Kust? Lähme siit. On suht kerge. Mis ei tähenda, et ettevaatlik ei ole. Nii ta siin käib. Kuradi järsk. Kuradi hull. Ohohohohohoho. Joonika, nüüd läheb jamaks. Aitab. Järjekordne laskumine.
siilbänder läheb siit eest läbi, siis ma olen selles kohas. See oli hea aru saada. Ei, nüüd peakski kuskilt tulema see karm laskmine, millest need siilimehed rääkisid. Ja mis on topelttee. Ei tea, vist see. Ei, see vist veel mitte, see on doable, nagu öeldakse. See on doable. Üpeki. Ja mis seal eespool on karm laskmine. Ja seal on mingi märk, jah. Vaatame, lähen siit ringi. Kavalad. Vaatame seda märki, jah. No jah. See on nüüd see koht, millest nad rääkisid. Ma siin kallutan, et veidi näidata. Kahju, et siibimehi ei ole, no kuidas nad siit alla tulevad. Jesus, seda tahaks küll näha. Kahjuks ei näe, nad on seal ikka niiviisi hädas ja jännis omadega ei ole kaugusest mootori müra ka kosta. See on jõhker. Vaatame, kust kurat see nüüd alla sõidab. No nii, nüüd saab nalja näha. Very minor adjustment, very small. There you go. All right, now start your turn down. Down, more down. Hullu värk. Ja vaat, mis inimesed kõik ära teevad. Kurat, ega neil on ka raske. Kui see läheb, siis katsu sealt pealt maha hüpata. Oi kurivaim. Oi kurivaim. Ja veel. Tegi ära. Kõva poiss. Nüüd peab muidugi olema siin oma rattaga ka ettevaatlik, et kui see üle pea lendab, siis oi sa perse, oi sa perse. Oi. Et siis eluga eest ära saab. Kui see sul kuradi pähe tuleb, siis oi jummal. See oli päris hull. See heli pistab ettevaatlikumalt. Eelmine tuli palju julmemalt. Aga tegelikult päris kindlalt. Jah, mida kõik tänapäeva autod üle peavad elama. Siin on veel üks koht. No kuidas nad siis siit alla saavad. On ka päris ränk. Näeb üle serva. No vot. Väga kontrollitult. Super. Võimas. Ei mingit muret, võimas. So
hopefully see you soon. Yes, sir. Have a good time. You too. It was fun. Thank you for the show. Ja jumala kerged lähevad siit üles. Rattaga annab pressida nagu hull. Noh, miks vana nii kaua sul aega võtab? Loodan, et siibimehed ei pahad, et ma nende kolonnis või need on väga sõbralikud, seletavad ja räägivad ja siit lähevad. Üks sai oma paugu. Kolk sai ka kätte oma paugu. Ja, vinsked on tänapäeva autod. Peavad sellist viiksutamist vastu.